Delfi TV Germo Murel analüüsib Eesti värskemaid laule. Aasta on 2019, sa oled YouTube'i lahti teinud ja Delfi TV on uue Kruvib või Kruvi saate uploadinud. Täna vaatame, kas uued Eesti laulud kruvivad või ei kruvi. No oli. See on seal Spotify chartis teine koht praegu, Me oleme saatnud nagu lõpuks üle mingi 24 aasta Eurovisioonile kedagi võitma, et absoluutselt kruvib. See lugu on tehtud Eurovisiooni jaoks, on nagu nii Eurovisiooni lugu, kui üldse olla saab. Kuigi ilmuin Ann-Marleni poolt, aga... Kõik muud laulud ei täielik prügidu, Imo. See kruvib. Kanapoja lauluke. No see mulle ei meeldi. See on nagu... See on Ellimo. Eestlaslikum muss üldse, et lõpuks on inimesed hakanud ropendama. Me kõik ropendame igapäevaselt ja siis kõlab võib-olla šokeerivalt, kui kõik eelnevad lood on nagu pop-lood on. Aga see Viina jumalanna või mis ta oli? See Viina ingel too on tabelju. Aga see on L. See mulle ei meeldi. Kõige kultuuri puhtam Eesti muss üldse. Mis ta suus on või? Grills või? Või kuidas seda kutsutakse? Kui sa kuulad, seal on deep sõnum, midagi öeldakse, maailma parandatakse, et tribupasta on ka puhtad ja kruvib. Esimest korda kuulen. Mis asi see on? Night Tapes. Ordumeeste just subscribe'id tähisteen. Ordumeister tänud 27 kuud. Hot. Räigelt nice. Ma alati elan täiega kaasa, kui mõni eestlane jälle Eestit kaardi peale paneb. Et Night Tapes on nagu väga nice'ilt seda teinud. Ma olin kuskil Lätis suvalises stuudios nagu trepikojas, siuke külmkõle trepikoda ja siis hakkan stuudiosse üles kõndima. Näen seina peal on Night Tapesi tuuriplakat. Ma ei saa mitte midagi aru, mis ta laulab seal. Siukse kõlede ilmaga, mis meil praegu on mitte, aga maikuus ma panen selle playlisti. Kruvib, 100% kruvib. Mina ütlen L, ei kruvi. Oi, vittu chat, mis te sellest Anne Veski omast arvate? Minu meelest see on nii räige, kuidas Anne Veskit lihtsalt trukitakse. Nagu sorry, aga see on julm lihtsalt. Nagu mulle väga Anne Veski meeldib, aga see, kuidas nad nagu selle Anne Veski heli perse keeravad, see on nii julm lihtsalt. See on nii julm. Mul on siuke vibe, et need samad produtsendid, kes tal kuskil... See on reaalne Elder Abuse lihtsalt. 90-ndatel olid, on ikka veel... Lauaviin on külmas. Mingil põhjusel elus. On alati laudud ja külmas. produtseerivad nagu siukest mussi, mis nad arvavad. Tegelikult mul vist ei ole ikka, mul tuli meelde. 18-aastasele inimesele nagu meeldiks. Nagu vaata, kui perse selle Anne Veski hääl on keeratud. Kuulake korra. Kui kiire on maailm. Nagu saad aru, see on nii perse keeratud lihtsalt. See on julm. Kui kiire on maailm. Nagu saad aru, see ei ole reaalne. See on lihtsalt mingi postis putsi keeratud lihtsalt. 90-ndatel olid mingil põhjusel elus ja mingi produtseerivad nagu siukest... See on nii üle pandud lihtsalt. 18-aastasele inimesele nagu meeldiks. Nagu probleem ongi selles, et 80-ndatel ja 90-ndatel ta hääl ei olnud selline. Helimehed panevad jõhkralt üle lihtsalt. Pomm Eesti muusikas, mitte nagu see on nice. Aga mul ei kruvi see praegu, jah. Mul ka ei kruvi. Sam kruvib, tabelju. Tunnud end kui idioot.
Sam on täielik idioot, et ta selle loo pani välja kuskil keset talve, mitte kuskil Bullet just subscribe'id. Nagu, et selles suhtes true take nagu. Need on veits suvised lood pigem. Läks minu kõrvus nagu raisku või noh. Aga samas võib öelda, et ka see ei ole suvine lugu, sellepärast, et ta on just siuke rahulik, vaata. Talvine lugu mõneti ka tegelikult. Nii et, no ma ei tea. Ma arvan, et sobib mõlemale poole. Selles mõttes, et kui jõuab jaanipäev kätte ja ma saan seda lõkke ääres kuulata, siis see lugu on nagu mu jaoks juba end ära tüüdanud. Aga see on naisilt tehtud lugu. Minu meelest kõlab nagu lõpuks päris muusiku tehtud materjal, mis ta on praegu välja lasknud. Ma ei taha klubis jälle võõrastesse armuda, ümber nende jälle samaks taktis sammuda. Ma olen seda täiega analüüsinud. Seal on nagu liiga palju teksti minu meelest, et see võiks olla lihtsalt 2 mingit lühikest salmi nagu Smilersi lool on. Ja siis ära lõppeda, aga ta hakkab nagu veits räppima seal. Veits spittima. Siis on lihtsalt see, et pane mingi 5 lauset siia, mis tähendavad kõik hästi palju ja see oleks nagu Võsu Rannafesti kuradi peak-lugu, mis kõik kaasa karjuvad, on ju. Jooka ainult viipan, siin kedagi ei saa kiita. No maitosta mul väheseks, et homme kokku liita. Ja tal on nagu hästi palju teksti nagu. Mulle üldiselt nagu mussis siuke storytelling väga ei meeldi. Aga kuna Sam on lihtsalt siuke inimene, keda nagu storytelling ei meeldi, aga võta ta viimane see kuradi Kermo Mureli lugu lahti, türa, see on puhas storytelling ju. Millest sa räägid, sõbrake? Inimene maailmas ei tohiks lüüa. Ma nõustun, et võib-olla Samil on nagu teistmoodi, et tal on kõvasti rohkem teksti või seda sisu. Nõustun, true, aga nagu samal ajal ta ise ju storytellib täpselt samamoodi. Vast öelda siis... Ja kui storytellingust nagu edasi minna, siis... Väga vähe on üldse Eesti muusikuid, kes storytellinguga ei tegele nagu. Nad on siuke kuldne retriever, et ma mõtlen, see kruivib. Next. Outer Space. See on juba L. Okei, no tegelikult see ei ole nii hull. No see ei ole nii hull, aga see ei ole minu teema. See on mingi narkomaani muusikal. See või triibu vasta peale. Et mul on lahe, et ma saan kellestki uuest teada, aga... See on mingi Kalkuni selle Volvo vibe. Kalkuni Volvo vibe on. Tones mulle ei kruvi. Same. See kruvib. Mulle AG üldiselt ei meeldi, aga see lugu mulle meeldib. Kui oleks aasta 2019, siis ma võib-olla mu aju ei oleks välja arenenud veel ja ma ütleks mingi ei kruvi, aga nagu mul kruvib see. See on nagu, see on ülinais, see on hästi tehtud nagu kirjutatud lugu. Milline püant? No ma ei tea, nagu, ma olen siuke tunne, et AG veits nagu teab, mida ta teeb. Või 100% ta teab, mida ta teeb. Ta on nagu edukam kui kõik ta heiterid nagu. Ja ta on päris elus ka nagu heitmiste vastu jääb oma asja ja mulle küll. Kui raske Eestis on... Marko, tänud! MARK 3G Raided MyStreambit 18. Mis see Pürmüüdi esimene see mingi remix oli? Ainult tunnustamiseks, see oli vist see esimene, mis nad tegid ka või? Minu meelest see oli esimene, minu meelest on nagu nende karjääri kõige halvem asi, mis nad nende jaoks teinud, on see, et nad tegid selle ühe mingi remixi ja see toimis üli hästi ja nad olid mingi, see on hea valem, mille järgi kütta ja siis teeme igast nagu lugudest. Aga see on täielik toog minu meelest. Mulle ei meeldi. Nagu minu meelest nagu raisatud potentsiaal, et okei, hakkame nüüd mingi Kaja Linkmannide livestreamide jaoks mingid teamsonge tegema nagu, et see on true take nagu. See on true take. Bag on bag, see on actually true take, tere. Lihtsalt see Koit Toome Roosa Kampsoni pilt meelde selle kuulates, see on ainuke mälestus. Võib-olla, mis mul selle looga tekib, aga ja, ma ei taha nagu arrogantne siuke ülbe olla, aga see on nagu nad oskavad nagu produda ja ma tean nagu, et ma kaalun tõsiselt praegu soome keele õppimist, et ma saaks aru, kuidas
mu kolleeg nagu deliverdab, sest et nii palju, kui ma olen aru saanud, siis no ma olen Eerikult küsinud, et aga nagu see on nagu hea ka, siis ta mingi, no hea, ma usaldan seda, ma tean, et oskab nagu head teksti teha, aga ma lihtsalt tahaks nii väga aru saada, kui hästi see on nagu tehtud, noh, just nagu räpparina, et mulle kruvib räigelt see lugu, see on nagu mega nice ja mul on nagu lahe näha. See oli Glitcheriki sellest kuradi nendest, mis, ma ei tea, kuidas seda kutsutakse siis, albumist või? Oli see minu meelest, oli see lugu ja üks oli veel, mida kannatas kuulata, et ülejäänud olid nagu täielikud toogid. Aga noh, kas ta on nüüd tabel ju, noh, ma ei tea. Eesti keelsest nagu soome keelde ka. Aga see lugu ja üks oli tal veel, mis oli sellest viimasest albumist, olid nagu okeid. Ma nii palju tean. Saad sellest on soome keeles rääkima. Selline see saade oli. Pane pakett ja... Tai.